kummatigi põrgu teos on täiuslik. Ei peta saatan, kes teda usaldab, kes tema truu pooldaja. Ent kas on see tõsi? Kas oli ta temale täiuslik seltsimees? Kas ta ei patustanud põrgu ees ja selle usu vastu salaja, mil ta sallis enese kõrval üht inimolevust, kes õhkas Jumala poole, kui ta oma pea maha pani? Kuid kas see naine viibib uneriigis? Kas teda ei anta ära? Läks teise tuppa, lamp käes. Valgustas Mašinka nägu. Naine lebas ta ees sulgunud silmil, käed kokku pandud üle rinna, mis tasahilju tõusis ja vajus. Sosistas talle allilma vaim, et sel naisel on parem olla surnud. Kui ta on kõik kuulnud ja ainult näib magavat, pani käe magaja südamele ja teises käes hoidis üles tõstetud pussi, nii et selle terav ots puudutas naise rinda. Kui ainus kiir südamelöök näitab tema ärkvelolu, siis see puss tungib tal läbi südame. Kuid ta jäi rahulikuks. Halastamatul kuradiusku mehel ei olnud vahvust lüüa läbi teras sellest südamest. Rahustus sellest mõttest, et magab ja ei kuulnud midagi. Pidas küllalt kindlaks seda, kui võttis enesega aeda viiva trepiukse võtme, mis oli alati tüdruku käes. Nii olid hästi lukustatud. Jättis ta sinna ja ruttas üles observatooriumi. Ent tüdruk ei maganud. Oli ärkvel ja kuulis iga sõna. Arvamatu hingelise jõupingutusega sai võitu koledusest, surmahirmust, et läks korda järele aimata magamist, mil südame kohal torkamiseks buss. Selle inimese käes, kellega tutvus täna esmakordselt ühes kõigida koledusiga. Kui kossid veel viimased kaugenejad sammud, hüppas üles sängist, tormas magava poisi juure ja äratas nad. Surmatund ligineb teile, jutustas kiiresti neile kõik. Peate üksteise tapma isade silma all. Mõlemad poisid sülelesid üksteist värisedes. Mitte surmahirmu pärast ei värisenud nad, vaid sellest piinavast teadmisest, et nende isad nii hirmsasti vihkavad üksteist. Jookske siit! Ent kuhu? Aiauks on lukus. Siit läbi akna alla aeda ja sealt üle kivimüüri kaldale. Seal on lootsik, millega võite põgeneda laeva juure. Kas sina tuled meiega? Mašinka rebis kähku voodilinad ribadeks, sidus nad üksteise külge. Kui see ei küüninud veel, läks köögituppa, lõikas sealt kellanööri. Siis jätkus. Läbi akna laskusid kõik ükshaaval aeda, sealt edasi. Öö oli pime, edendas põgenemist.